kuulajad! Oma viimast kõnet oma ametiajal, viimasel ametiaja tööpäeval on muidugi õige alustada tagasivaatega Teaduste Akadeemiatele. Eks neid on üsna mitmesuguseid, aga enamasti on nad innustunud Prantsuse Teaduste Akadeemia ja Ameerika Ühendriikide Teaduste Akadeemiate vaatekohtadest. On nad keskendunud kahele ülesandele: teaduse arendamisele ja riigi toetamisele. Aga mõned Teaduste Akadeemiad on loodud lausa oma keele kirjeldamiseks, hoidmiseks ja arendamiseks. Nii nagu üks akadeemiatest meie ülemere naaberriigis, Rootsi akadeemia, asutatud 1786 Gustav III poolt rootsi keele hoidmiseks ja arendamiseks. Ja muuhulgas annab ka välja Nobeli kirjanduspreemiat. Aga mitte segamini ajada ligi 50 aastat varem asutatud Rootsi kuningliku Teaduste Akadeemiaga. Teaduste Akadeemia olemuses on tippteaduse hoidmine ja arendamine. Aga särav teadus ei pruugi tähendada säravat omakeelset teadust. Eesti Teaduste Akadeemia loomine oli kõne all juba rohkem kui 100 aasta eest Eesti Vabariigi algusaegadel. Tollal leiti küll, et Eesti teadus ei ole veel nii kaugel ja nii arenenud, et kannaks välja akadeemia loomist. Ja kuigi meie maal võrsunud või meil Tartu Ülikoolis õpetanud ja hiljem teiste riikide Teaduste Akadeemiate liikmeteks valitud säravaid teadlasi oli ju küllaga või olnud ka küllaga. No nende seas, keda tänaseni teatakse, on ju nii loodusteadlasi nagu pärnakas Georg Wilhelm Richmann, kes sai surma välguelektrit püüdes, või embrüoloogia rajaja Karl Ernst von Baer, ainus eestlane, kelle Eesti maamees, kelle suur saavutused tänagi ülikooli õpikutes, või Friedrich Georg Wilhelm Struve, kelle mõõdistatud kaar on kantud UNESCO maailmapärandi nimistusse. Ja kuigi eri aegadel tsaari ajal Peterburi akadeemia, ka nimetatud küll Teaduste Akadeemiaks, aga rohkem õpetav akadeemia, sinna liikmeks valitud 100 Eestist päritud või Eestiga tihedalt seotud õpetast, nagu on kirjeldanud ajalooline Andres Adamson, oli siiski 100 aastat tagasi omakeelne ja Eestit käsitlev ja kõnetav teadus veel üsna kõhnakene. Aga maailma teaduse uksele koputamine algas pärast iseseisvumist imeliselt kiiresti. Ühest küljest võeti väga tõsiselt ette tehnika ja tehnoloogia. Ja väga olulise panuse sellesse andis meie maavarade uurimine ja väärindamine. Ja kui veidi liialdada, siis võib isegi öelda, et põlevkivi keemia oli see must hobune, mis vedas Eesti loodusteaduse maailma kõrgliigasse. Nagu kõik kontrastsed väljaütlemised pole ka see 100% tõsi. Teine sama oluline suund tollal oli valdkond, mida täna nimetatakse Eesti uuringuteks. Ja see sõna otseses mõttes joosti käima väga suure hooga ja väga tulemuslikult. Ja tõsiasi on, et kui Eesti Teaduste Akadeemia nüüd juba 86 aastat tagasi loodi, nimetati selle algtosinasse pooleks loodusteadlased ja sotsiaal- ja humanitaarteadlased. Praegu on suhe 3:1. Et see ei ole päris loomulik, et mastimännid ei kasva ju ilma sobiva pinnase kontekstita. Ja kaugemas
kaugema mineviku humaniora ja sotsiaal- ja suurkujudest tuleb selles eriti tänases kontekstis muidugi esimesena meelde Haapsalu mees Ferdinand Johann Wiedemann. Eestis on vähem tuntud, aga selle eest omas vallas maailmakuulus Johannes Haller, üks saksakeelse ajalookirjutuse suur nimesid. Sündis 1865 Käinas, kirikuõpetaja pojana, kasvas Hiiumaal üles, õppis Tartu Ülikoolis ja töötas veel paar aastat Eestis, aga 1920–30 aastatel oli ta üks tuntumaid saksa ajaloolisi ja mitmete akadeemiate ja teadusseltside kas täisliige, välisliige või auliige. Ja Ando Leps on tähele pannud, et terve plejaad Tartu Ülikoolis enne esimest maailmasõda õpetanud ja siis Venemaale või Ukrainasse siirdunud õigusteadlasi olid tegelikult tähelepanuväärselt head spetsialistid. Eesti üldsusele on nimed suhteliselt tundmatud, näiteks riigiõiguse professor Aleksandr Filippov, kes oli ka mõnda aega Tartu Ülikooli rektor, valiti hiljem Venemaa Teaduste Akadeemia kirjavahetuse liikmeks. Ja rahvusvahelise õiguse dotsent Tartu Ülikoolis Vladimir Hrabar valiti hiljem Ukraina Teaduste Akadeemiasse. Et kui selline pinnas oli loodud, siis pole ime, et sealt võrsus ühe väikese rahvakillu kohta ebatavaliselt palju suuri teadlasi ja et 105 aastat tagasi eestikeelseks kujundatud Tartu Ülikool meelitas ka hiljem ja isegi nõukogude ajal siia mitmeid väljapaistvaid mõtlejaid. Aga tagasi Teaduste Akadeemia juurde. Teaduste Akadeemia esimeses tööplaanis aastateks 1940–1941, mis teadupärast jäi realiseerimata, oli humaniora ja sotsiaalia osakaal märksa suurem kui meie praeguses teaduse finantseerimise jaotuses. Siis ei olnud veel Charles Persis nõu pidanud oma kuulsat kõnet, kus ta juhtis tähelepanu sellele, et Euroopa hariduses on loodusteadused ja kultuuriteadused lootusetult lahku läinud. Et see tulemusel võib olla meil küll ohtralt teadmisi, aga puudu jääb millestki märksa olulisemast võimekusest omavahel suhelda ja tarkust ühendada. 85 aastat tagasi asjad veel nii ei olnud. Tõsi küll, juba siis peeti vajalikuks aru saada, kuidas arenevad asulde linnad ja miks inimesed liiguvad elama linnadesse. Tolle tööplaani läks näiteks Kristjan Robert Jakobsoni teoste kogu koostamine ja selle kriitiline ajaloo analüüs. Ja sinna juurde Läti Henriku, kui vähemärkusena, et meiekeelse mõtlemise suurkuju Oskar Loorits kohe parandaks Liivi Henriku kroonika teadusliku väljaande koostamine. Ja sinna juurde ka teaduslikud helisalvestused, Eesti õigusmuististe kogumine sarnaselt Deutsche Rechtswörterbuchile ja ka Liivi bibliograafia koostamise. See on Teaduste Akadeemia esimese tööplaani ülevaade. Aga märgilise aspektina planeeriti sellesse ka Oskar Looritsa kirjutis ununevast kultuurimiljööst. Ja mida iganes täpselt see sisaldas või sisaldama pidi, on selles jäetud meile küll üks äärmiselt oluline sõnum. Et kui me unustame oma mineviku traditsioonid, esivanemate kogemuse, mis on küll suuresti kirja pandud, kõneldud ja lauldud või üldistatud metafooride tasemel, siis on küll suur oht, et järgmisena kaovad olematusse head tavad ja kirjutamata reeglid ja varsti pärast seda ka väikerahvast tervikuna. Sest see, mis meil on, peegeldab ju neid aspekte, mis on minevikus meie esivanematele andnud konkurentsieelise ka paljude teiste soome ja ugri rahvaste seas. See, mis on nagu peaaegu meie geenides,
ja millel üldjuhul põhineb ka hakkama saamine riigi ja rahvana tulevikus. Veidi üldistatult mõeldes tulevikule peaks alati tuletama meelde Nikolai Baturini sõnu. Kui tahad teada, kuhu edasi minna, pead teadma, kus sa oled. Keel kipub olema ühe rahva määratluse alus ja väikerahvaste puhul sageli rahva identiteedi lahutamatu ja olemuslik osa. Mis tähendab, et selle rolli või kaalu on väga-väga raske mõõta. Sest kõik me teame, et maailma pilte või maailma maateid või ka maitseid või mis tahes üksikisiku või rahva enesetunnetuse komponente ja enesetajumise komponente üldiselt ei ole võimalik paigutada arvulisele skaalale. Ja isegi mitte parem-halvem või õige-vale meetrikasse. Ja seda on teaduslikus mõttes väga hästi väljendanud George Eman Vaillant tegelikult, jah, ta on siis ameeriklane rohkem. Ja tema on kirjutanud, et üks akadeemilise sotsiaalteaduse suurimaid probleeme on see, et mõõdetav on sageli ebaoluline ja tõeliselt oluline ei ole üldse mõõdetav. Mingi kindla keele kasutuse eelised on natuke mõõdetavad suure riikliku süsteemi funktsioneerimise ladususe tasemel, aga tagasilöökide hinda sellest on praktiliselt võimatu rehkendada. Sest on sama klassi probleem nagu elurikkuse kadu ja selle maksumuse arvutamine. Teaduskeel on aegade jooksul palju kordi muutunud. Galileo Galilei arvas, et looduse raamat on kirjutatud matemaatikakeeles ja tundub, et Platon on samuti umbes sama mõtet väljendanud. Ja lahti on seda matemaatika ja looduse keelt seletatud paljudes keeltes, olgu see päris vanasti sanskriti või siis kreeka või hiljem ladina keel. Ja ei ole üldse ime, et teaduskeel on läinud radikaalselt lahku igapäevaelus kasutatud keelest või keeltest. Ladina keele kohta teame seda väga hästi ja selle kohta on prantsuse kirjanik, ajakirjanik Jean-Baptiste Alphonse Carre sarkastselt öelnud, et botaanika on lihtsalt kunst solvata lilli ladina ja kreeka keeles. Tsitaati on omistatud ka loodushoidja Andy Kerrile, kes on seda kindlasti kasutanud. Ja ikkagi tulete selle meelde klassikaid, et juba Heinrich Heine arvas, et roomlastel ei oleks mitte mingil juhul jätkunud aega maailma vallutamiseks, kui nad oleks pidanud kõigepealt ladina keele ära õppima. Euroopa Liidu tulekuga on nii rahvuskeelte kui ka rahvusvahelise suhtlemise keele rollides toimunud, ütleksin täiesti mastaapsed muutused. Me oleme nendega päris hästi hakkama saanud, oleme jäänud eestlasteks, aga saanud ka eurooplasteks. Algselt ei olnud Euroopa ja kitsamalt Euroopa Liidu keel üldse üheselt määratud. Ja seda aspekti peeti konkurentsieeliseks. Euroopa keel on tõlkimine, kirjutas Umberto Eco 31 aastat tagasi. Sellel on majanduslik vaste. See peegeldas tohutut tõlketööde mahtu, mis seondus Euroopa Liidu asjaajamisega. Rahalises mõõtmes oli see juba 10 aastat tagasi rohkem kui 1 miljard eurot aastas. Ja praegu arvatavasti 2 korda rohkem tänu inflatsioonile ja muudele asjadele. Aga Sam Wilkin kirjutas just nädalaga tagasi portaalis Leonardo, et sellised arengud ühiskonnas, nagu Umberto Eco sõnastas, muutuvad üldiselt üsna mitu korda isegi ühe inimeja vältel. Ja ta sõnastas uue paradigma. Euroopa keel on võimatult kehv ja vaene inglise keel. Mis siis, et enam pole Euroopa Liidus ühtki täiesti inglise emakeelega riiki. Ikka kasutame seda keelt. Nagu paljud minu generatsiooni inimesed lähevad alati poolautomaatselt vene keelele üle.
nagu ükskõik mis võõrkeel kostab. Keel ja kommunikatsioon tunduvad olevat kaks täitsa erinevat asja. Euroopas räägitakse 24 riigikeelt, aga kommunikatsioon ei toimu neist üheski, virutas seesama Sam Wilkin. No, kommunikatsiooni mõte on see, et teine osapool saab sõnumist aru. Võib-olla mitte nii, nagu see väljendatud on, aga saab aru. Mis tähendab, et kõneleda, kirjutada, lugeda ja kuulata tuleb samas dialektis. Selles kontekstis tundub praegu, et on esimene kord, esimene ajajärk, millal Eesti teaduskeel ehk kõrgkeel on kasvamas lahku niinimetatud köögikeelest. No võimalik, et mälu ilustab, aga ka sügaval nõukaajal peeti hirmus oluliseks õpetada ja kasutada korrektset eesti keelt igal tasemel, bussipeatuse tagant õllejoojatest kuni kultuurikandjateni välja. No mõtleme kas või Ferdinand Eiseni tööle selles suunas. Aga nüüd kipuvad need kaks küll lahku kasvama. Elevant toas ehk probleem on natuke küll mujal. Et kui isegi kõik ligi 4000 teadust publitseerivat eestlast hakkavad kirjutama oma teadust eesti keeles, siis karta on, et eesti keel tervikuna muutub sellest üsna vähe. Keskmiselt publitseerivad teadlased aastas vähem kui ühe korraliku teadusartikli ühe teadlase kohta. Kokku teeb see parimal juhul 30 000 lehekülge eestikeelset teksti aastas. Võrdluseks. Kui Eesti ühines aastal 2004 Euroopa Liiduga, siis oli eesti keelde tõlgitud ühenduse õigustikuse acquis communautaire maht 91 674 lehekülge. Aastal 2013, kui asjad edasi läinud, kui Horvaatia ühines, siis pidi tõlgitama 154 000 lehekülge. Nüüd on see 200 000 lehekülje piirimail. Ja selle keelekorpuse kvaliteet kipub määrama nii meie keele ilu, täpsust kui ka elegantsust rohkem kui kõik see, mida kõik teadlased isegi teoreetiliselt suudaksid eesti keeles kirja panna. Veidi luuleliselt, et see Eesti muld ja Eesti süda, kes neid jõuaks lahuta, Liide Koidile sõnadega ja Rein Annapi muusikaga on vist juba osa eestlaste DNA-st. Aga seda parafraseerides, ilus keel ja vinge teadus, kes neid jõuaks lahuta, võiks olla tänane lipukiri. Ja küsimus sellest, kas eesti keel peaks olema meie teadlaste esmane teaduskeel, on sarnane küsimusega, kas enne oli kana või muna. Aga see viimane küsimus on lahendatud, muna oli ammu enne. Kana tuli hiljem. Iseendast võttes ühes korralikult hooldatud ja mõistlikult normitud ja selges ja ilusas keeles on lausa lustama teadustööd sõnastada. Aga kui keel on risustatud ja täis kantseliiti ja vulgaarseid keelendeid või koosneb lausetest, millel pole ei algust ega lõppu, täpsusest rääkimata, siis nagu öeldud, ei aita kuigivõrd ka see, kui kõik eesti teadlased ainult eesti keeles kirjutaksid. Ainult 4000 ei suuda, koos inseneridega 8000, ei suuda kehva keeletunnetust kogu rahva jaoks korrigeerida ja veel vähem innustada teisi kaunist keelt kasutama. Et jah, kurva tõdemusena tõeks on saamas üks kild Heiki Raudla näoraamatu seinalt. Tsiteerin, vanasti oli humanitaar see, kes kirjutas luuletusi ja oskas keeli, mitmuses. Nüüd aga see, kes on unustanud kordustabeli.
No siin tuleb muidugi kohe küsida või on sobiv küsida, et kust tuleb ühe keele rikkus. No osalt muidugi selle kandjate elukoha loodusest ja elurikkusest. Et kust siis muidu vähemalt 50 sõna lume kohta eskimo keeltes ja pluss ajalugu. Olen paari aasta eest mõtisklenud, et ka siin on näha väga huvitavaid seoseid. No ikka tuleb vahest ette, et eestlased ja leedukad kahe suurrahva esindajad omavahel kemplevad, kelle ajalugu on võimsam. Kui leedukad seda teevad, nemad loevad kokku, mitu sajandit on Läänemerest Musta mereni valitsenud riiki nemad juhtinud. Vast päris mitu, 4-5. Aga meie rehkendame kokku, kui mitu korda on meie maa olnud eri võimude all. Arv tuleb ju sama. Matemaatika ei peta. Aga mõju rahva enesetunnetusele ja sellele kaasnev rikkus või pärand on tõenäoliselt radikaalselt erinev. Et kui jagada Aleksei Tolstoi arvamust, et keel on rahvuse hing, siis on meie maal olnud haruldane võimalus kogeda maailma mitmete erinevate keelte, erinevate mõtteviiside kaudu, mis siis, et meile peale surutud, me surume oma keelt ju ka lastele peale. Sõnal on tähendus, nomen est omen ja keelel on jõud. Ja kogemuste keel räägib kõige enam tõtt teavad araablased. Elutark Lennart Meli hoiatas küll, et kogemustega, kõige paremate kogemustega on juba kord nii, et neid me leiame ainult minevikust. Kui nüüd mitmetest keeltest, siis John Dryden on kenasti öelnud, et hästi väljendatud mõte kõlab targalt kõigis keeltes. Ja vanade ja suurte rahvaste teadmisse on tavaliselt palju tarkust kogunenud. Ja seetõttu on pisikestel ja noore teaduskeelega rahvakildudel hästi mõistlik nii osata suurte rahvaste keeli, kui ka teha enda jaoks kätte saadavaks nende varasalvede parim osa. No jah, et kaugest minevikus oli vahendajaks ladina keel. Meie seda Eesti kultuuriumes tajusime päris vähe, sest et jäme ots läks saksa keele kätte ja siis maandusime mõneks ajaks vene keele embusesse. Ja kui eidi luuleliselt öeldes, et siis soome keel tagus meie tollast siis sellist panetanud ja pahtunud ametlikku mõttemalli kui rähn pudedat puud. Ja näe, ime tekitaski Põhja-Eesti jaoks akna pilu muusse maailma. Ja kuni sellest pilust prahvatas vastu inglise keele laviin, millest on väga raske välja ujuda. No, tulles nüüd päevakajaliseks, siis eile lahvatanud skandaali valguses, kus endine riigipea leidis, et suures osas meie riigi hädadest on vähemalt osaliselt süüdi teadlased, siis saab märksa olulisemaks Margaret Thatcheri arvamus, et selleks, et leida vestluskaaslasega ühine keel, ei pea tingimata temaga nõus olema. No, klassikaline väide on vaidlus selle üle, et millest sai alguse tsivilisatsioon. Et konstruktiivset vaadet esindab antropoloog Margaret Mead. Tema pidas tsivilisatsiooni esimeseks märgiks luumurrust paranenud reieluud. Aga Sigmund Freud oli radikaalselt vastupisel arvamusel. Tema arvas, et tsivilisatsiooni looja oli esimene inimene, kes kivi asemel sõimusõna tarvitas. No mis ei murra ühtegi luud, aga küll muserdab meelt ja vahel lausa sunnib kivi haarama. Küll aga saab diskussioon olla mõistlik ainult siis, kui osapooled kasutavad sõnu samas tähenduses. Sest muidu takerdub arutlus lihtsalt semantikasse ja see, mis valitsema jääb, on mõistmatus. No muidugi võime mõelda ka Martin Heideggeri stiilis, et keel kasutab meil lihtsalt tööriistana enda väljendamiseks ja enda igaveseks tegemiseks. Umbes siin nagu need isekad geenid, kes kasutavad meid lihtsalt lihtsa taastoodetava vahendina enda surematuks muutmiseks. Vähemalt nii kauaks, kuni püsib
maa ökosüsteem meile sobiva kliimaga. Aga et miks kirjutada inglise keeles, kui on olemas eesti keel? Eri keeleruumidest pärinevate autorite umbes 800 kirjastuses Springer Nature ilmunud artikli analüüs tõi veidi selgust. Jutt on nendest, kes ei ole native speakers, kes ei ole siis inglise keelt emakeelena rääkivad inimesed. Arvud ütlevad, et keskmiselt 60% üle kõigi teadusvaldkondade on nende autorite töödest kirjutatud ja avaldamiseks esitatud inglise keeles. Muidugi varieerub see protsent 60%. Teadusvaldkondade ja regioonide ja vanuserühmade lõikes. Ja muidugi ei ole uudis, et nooremad autorid kalduvad rohkem inglise keeles kirjutama. Aga ikkagi tähendab see seda, et üle maailma korralikest teadlastest 40% oma teadustööst kirjutatakse oma keeles. Üle maailma, üle kõigi valdkondade, mitte ainult keeleteaduses. No, muidugi pole üllatav, et inglise keeles kirjutatakse üsna palju selleks, et oma reputatsiooni tugevdada. Küll on aga üllatav järeldus, et reputatsiooni surve ja isiklik soov rohkem välja paista ja nähtavam olla on märksa tugevam kui töökohtade surve publikatsiooni keelevalikul. Aga töökohtade surve mõjutab natuke kriipival moel. Ülikoolide surve keelevalikul on palju tugevam kui erasektori tööandjate oma. Aga miks peab vahel kirjutama oma keeles? Üks kõige olulisemad argumente on teadusnõustamise vajadus. Sest et nõuandeid, mida antakse riigisüsteemile mingis kindlas keele või kultuuri või traditsioonide ruumis, on väga-väga keeruline ja peaaegu võimatu kasutada mis tahes teises kontekstis. Veidi ebadiplomaatiliselt isegi luterlikus maailmas antud nõu ei pruugi toimida katoliiklikus väärtusruumis. Et see, kuidas saab või peab või võiks toimida, tuleb üldiselt igas keele, kultuuri ja traditsiooniruumis uuesti nullist kirjutada. Et see nõu, mis on antud Euroopa Komisjonile, tuleb liikmesriikides kõigile eraldi lahti seletada. Ega see ei pruugi õnnestuda. Ja mistõttu järjest enam tõsiseid teadlasi, ajakirjade toimetajaid soovitavad tungivalt tõlkida ka fundamentaalteaduse saavutused oma keelde. Esirinnas nende soovituste andmistel on ajakirjad Cell, mille mõjutegur eelmisel aastal oli 45,6, see on poole suurem kui Science või Nature mõjutegur, ta on maailmas number 2 ajakiri Lanceti järel. Et siin on kohane tuletada meelde, mida on kirjutanud Nelson Mandela. Kui räägid inimesega keeles, mis ta mõistab, jõuab see tema pähe. Kui räägid temaga ta emakeeles, jõuab see tema südamesse. Eks ka kõige kaunim keel koosneb enamasti lihtsatest sõnadest, sõida tasa üle silla. See tuletas meelde George Eliot. Ja teine keel kõneleb sageli hirmutavalt, see on õige. Sest teises keeles on meie jaoks ühte kindlat asja tähistaval lihtsal sõnal sageli hoopis muu varjund. Ja peale kõub aga selliseid tähendusi, millest me oma keeles ei oska uneski näha. Ja seetõttu on oma mõtete tulemuslikus kommunikatsiooniks kindlasti tarvis aduda ka võõraste keelte kandjatele teadaolevaid nüansse ja allhoovusid. Muidu mõtleme ikka oma tarkusega, et kreeklase noogutus tähendab nõustumist ja et inglaste formaalne küllakutse tähendab soovi tutvust jätkata, et visiitkaarti peab ka Jaapanis lõdva käega teisele pihku pistma. Kui tahta saada oivaliseks, siis tuleb korraga ennast treenida nii omas keeles kui ka võõrkeeles, väidavad vastava ala teadustööd.
ainult ühe keele treenimine, ka inglise keele treenimine annab kehvema tulemuse. Aga ka selle järel see peegel tundub olevat õige, et teise keele sügavama tunnetuse areng sõltub oluliselt esimese keele tunnetusest. Ja monokultuur ei tundu olevat mõistlik ka teaduskeele rakendamise vallas. Aga muidugi on neil edu sees, kes on kasvanud heas ingliskeelses lastetoas ja haridussüsteemis, et nende tagasilöök on küll selles, et nad väga sageli peavad jalgratast uuesti leiutama, ehk neid asju uuesti analüüsima, mille jaoks mingis teises suures keelekeskkonnas on juba hea vastus olemas. Aga vahe emakeeles ja võõrkeeles teadustöö tegemise ja kirjutamise vahel ei ole üldse nii kohutavalt suur, kui on arvatud. Jälle üle paljude sadade ja tuhandete näidete alusel üks keskmine doktorant, kes ei ole inglise emakeelega, peab kulutama aastas teadustööks vajaliku kirjanduse lugemisele 19 tundi rohkem kui ingliskeelne inimene. No selle 1,5 tundi kuus suudab vist ikka iga endast lugupidav noor teadlane nutitelefoni näppimise arvelt mitte kokku hoida, vaid investeerida. Ja küllap suudab ka selle alla neljata, et tal kulub oma esimese artikli teksti kirjutamisele keskmiselt, kujutage ette, 29,8% rohkem aega kui inglise keelt emakeelena rääkival konkurendil. Ja muide jutt on siin selliste doktorantide esimestest artiklitest, kelle kodumaal inglise keel ei ole laialt levinud. Et selle rikkuse kontekstis, mida pakub kahe keele valdamine, on ju see kurtmine üsna naeruväärne tõesti vale asja üle. Et pudelikaelad on hoopis mujal. Et ühe pudelikaela moodustavad muidugi need retsensendid, kellele kehv inglise keel on piisav argument, et käsikirja isegi mitte lõpuni lugeda. Eks neid ikka leidub. Aga teise pudelikaela on ehitanud küll teadlased ise. Ma võtan nüüd Kersti Kaljulaidi rolli, süüdistava rolli. Statistika. Ma teen avalikuks kunagi need või soovijatele ka vastavad teadustööd. Kirjetusstatistika näitab, et nii-öelda inimkeeles, ingleses plain text, laiale üldsusele kirjutatud selgitused on nii palju, kui saab mõõta, õige natuke selgemad kui artiklite tehnilised sisukokkuvõtted. Aga järeldus on selge, kumbki neist ei ole tavalugejale arusaadav. Et nende autorid vist ei ole kuulnudki, et esitleja ülesanne on teha oma sõnum arusaadavaks. Ja kui see järeldus panna tavakeelde, siis kõlaks see enam-vähem nii, et oskus end emakeeles väljendada ja oskus ennast inglise keeles väljendada või mis tahes muus keeles on väga tugevas korrelatsioonis. Või nagu linnalegend ütleb ühe Tehnikaülikooli professori kohta, kes sõnastas noormehe ettekande kokkuvõtte nõnda, et noormees, kui teil midagi öelda ei ole, siis palun ärge tehke seda võõrkeeles. No tegelikult sobib ju eesti keel oma lausete lihtsa, loogilise ja väga paindliku ülesehituse poolest, sõnastuse paindlikkuse poolest ja väga nüansirohke sõnavaraga ju teaduskeeleks lausa perfektselt. Nagu ainult kõik teisedki seda keelt mõistaksid. Aga pigem on minemas vastupidi. Et sellest kehvast euro-inglise teaduskeelest, ütleks pigem see on teaduse haldamise või rangistamise keel. Sellest libisevad siis röstsõnad ja värdlaused ja sisutud väljendid ka üha enam sellesse keelde, mida teadlased omavahel suhtlemiseks kasutavad. No juba Galenos teadis, et keele peamine mõõdupuu on selgus ja me teame, et miski ei hajuta tähelepanu rohkem kui võõrad terminid. Ja selle vastu ei aita ju õieti midagi muud, kui saatan tuleb Peltsebuliga välja ja kiilga välja lüüa, kui
innustada kaasteelisi ainult väga head inglise keelt kasutama. Mitte sellepärast, et elegantne sõnastus on saamas maailmas konkurentsieeliseks. Rohkem selleks, et saada tagasisidet oma valdkonna spetsialistidelt üle maailma. Isegi kui nad võivad olla vahel õeled ja norivad, on harva nõnda, et noritakse täiesti tüüa koha pealt. Ikka jälle leian ka enda tekstidest, et mingi sõnastus on umbmäärane või mitmeti interpreteeritav või pole teise keeleruumi inimese selge, mida on ikkagi tahetud öelda. Mati Unti parafraseerides on keele omandamine, eriti elegantse ja selge keele omandamine kui keelumärkide metsa sekslemine. Aga kindlasti õpetab see midagi, see õpetab mõtlema. Küllap sellepärast kippus Martin Heidegger arvama, et mõtlema õpib või teisisõnu homo sapiensiks kvalifitseerub inimene alles siis, kui ta vähemalt 2 keelt väga hästi tunneb. Või nagu märkis Johann Wolfgang von Goethe, kes ei tunne võõreid keeli, ei tea midagi ka oma keelest. Ja kui me seame eesmärgiks vähemalt 1 keelt korralikult osata ja selgeks enese väljenduseks kasutada, siis me oleme teatava ootamatuse ees. Sest et õige teaduskeel on elegantne ja täpne ja mis siis, kui ta ei ole meie emakeel. Aga selles ja teaduskeele õppimise ja kasutamise ja treenimise kaudu saab ka emakeele kasutus paremaks. Mis siis, et loomulikust palju pikemat teed mööda. Ja selge tõend selle kohta on välismaal töötavate Eesti noorteadlaste konverentsi ettekanded. Järgmine võimalus 3. jaanuaril. Et see on nauditav, kui ilusas eesti keeles nad kõnelevad. Ja rääkimata sellest, et nad oskavad meie teadusmõtte kõige sädelema osa teha kättesaadavaks kogu maailma kolleegidele. Selle kaudu saab Eesti suureks vaimult. Aitäh! Tarmo Soomere ja meil on aega siin ka küsimusteks. Ülo siin, ma olen suur tänu väga hea avamise eest, et ja viimased päevi niisugusel tähtsal kohal. Aga meil viimast päeva. Viimast, jah. Meil mu isa sünnikodus Helmes öeldi nii, et metsas peab ka kõveraid puid olema, kuidas sa muidu seda aru, kus hirge on. Aga ma olen saatnud ka sulle mõtteid, et Eesti on praegu väga huvitavas situatsioonis, et äkki sa oskad välja tuua mingisuguse visiooni, et kuidas me lähipäevadel või lähiaegadel võiks Eestis toimetada? No eks ma juba tõin, et kui tahta väärmõistmisi vältida, turbulentsi vältida, tagarääkimisi vältida, siis peaks ennast oskama väga selgeks tegema, väga selgeks teha ja nii, et vestluspartnerid teist osapoolt ei solva. 2 komponenti. Kogu aeg silmas pidada. Margaret Thatcherile viidates, et üksteist arusaamiseks ei pea olema samal seisukohal. Kas on veel küsimusi? Aili Künstler Sirbist natuke noriks, et see viimane lause oli väga ilus loomulikult ettekannet lõpetama, aga kas siiski ei ole nii, et need, kes välismaale on õppima läinud, võib-olla on juba enne natuke keeleandekamad nii oma emakeeles kui võõrkeeles ja vastavalt sellele ka siis need ettekanded? Jah, olen täiesti nõus, et pärast seda ei tähenda selle pärast. Mul on siin väga raske öelda, et meil puuduvad andmed keelekasutuse täpsuse elegantsi kohta
nende seas, kes on läinud välismaale teaduskraadi omandama, nende seas, kes Eestis omandavad. Küll aga mu isiklik kogemus on, et sattudes kokku maailma tippteadlastega, kõigepealt hämmastun siin selle üle, kui täpselt ja selgelt nad ennast väljendusid. Ja kui me paneme nüüd, püüame panna teadlased mingisse järjestusse. Iga järjestus on vale, nii nagu George Box on mudelite kohta, et kõik mudelid on valed, aga mõned on kasulikud. Siis ühes sellises järjestuses, mida koostab kirjastus Elseviir andmebaasis skoopunud ilmunud artiklite alusel, on parim Eesti teadlane üle kogu maailma, see on Timo Niinemets, kohal umbes 1000. Mina olen Tallinna Tehnikaülikooli esinumber, ma olen kohal 100 000 6 miljonist. Ja kui me satume esi100 sekka, kus on Eesti soost Svante Pääbo või ka mitmed teised endal Tulving, et siis saab see vaimu suurus selgeks ja sellest õpitakse väga kiiresti. Kui olla kõverate puude metsas, hall lepikus, siis on selge, kuhu pool joosta. See Eesti situatsioon 35 aastat tagasi oli selline, me teadsime täpselt, kuhu joosta, kellele järgi joosta, natuke Soomele järgi joosta, Euroopale järgi joosta, Euroopa Liit, NATO, euro, täiesti selge siht silme ees. Nüüd me oleme maailma 30 kõige kõrgema elatustasemaga riigi seas. Selleks, et seal püsida, peaksime me teistelt eest ära jooksma. Aga kuhu? Kui siis mastimändi enam silma ees ei ole, sest me oleme metsa serval, meie oleme see mets. Et siis on meil raskusi ja sealt palju turbulentsiga meie ühiskonnas ja otsustamatust. Pole selge, kuidas teiste eest ära joosta, mis suunas. Aitäh, et huvitava ettekande ja huvitavate vastuse eest. Tule.